Tähelepanu! Tegemist on äärmiselt tuleohtlike ainetega, mille käsitlemisel peab olema ettevaatlik. Järgnevad katsed on läbi viidud turvalises keskkonnas kogenud mitteprofessionaalide poolt. Seaduse kuulekuse eesmärkidel kasutame me püssirohu asemel mitte püssirohtu, mis põleb samamoodi kui päris püssirohi. Palume järgnevaid katseid mitte kodus läbi viia. Jess, Püramaania algajate starterpack tuli odavalt pakiga Prismast. See on püssirohi. Püssirohtu kasutatakse tänapäeval peamiselt ilutulestikes. Tavaliselt on seal 75% kaaliumnitraati, 15% süsinikku ja 10% väävlit massi järgi. Kaaliumnitraat annab reageerida sapniku ning seetõttu on ilutulestiku kustutamine keeruline. Süsinik on kütuseks. Väävli põlemine on eksotermiline reaktsioon, mis toimub võrdlemisi madalatel temperatuuridel ning tänu sellele kiirendab reaktsiooni. Väävlit ta põleks ka, aga palju aeglasemalt. Mida paremini segatud ja mida peenemate osakestega, seda kiiremini põleb. See on Serakünla puru. Me tegime talle laheda maja. Me pidime muid asju juurde panema, et see põlema läks, sest tal on, ma ei tea, no võib-olla oli kuumus liiga madal selle tiku otsast, aga nagu näha, siis ta suletas selle asja siit, selle alumiiniumi siit ümbert ära ja see on piisavalt peenike või siis veel kuum, et ma saaks siia auke sisse torgata selle süsistunud otsaga. Säraküünlates kasutatakse oksüdeerijana kas kaaliumnitraati, kaaliumkloraati või kaaliumperkloraati, kütuseks väävel või süsinik, metalli pulbrina, raud, alumiinium ja magneesium või titaan sädemete jaoks. Sideaine tavaliselt mõni tekstriin, vahest ka värvi jaoks muud metallid. See on Armstrongs Mix. Ta võib filmita või? Ole või? Niinimetatud Armstrongi segu, mida kasutatakse tongipüssides ja paukirnestes. Ta on väga tundlik ja ei vaja tuld, et põlema minna. Kütuseks on punane fosfor, mida kasutatakse tikutapside külje peal. Tugev oksüdeerija, näiteks kaaliumkloraat, mida leidub tuletikkudel, on ka vajalik. Kokku segatult on see väga ohtlik segu. Tikku tõmmates saab punasest fosforist valge fosfor, millel on teine struktuur ja see läheb kokkupõõtel õhuga koheselt põlema. Kaaliumkloraat annab õhku juurde ja valemiks on fosfor pluss kaaliumkloraat. Ja kui see sama segu panna väga kokku ja lüüa näiteks kiviga või haamriga, siis tuleb pauk. Lõisid külje pealt lahti, siis kaasid tulid kiiresti välja ja siis käibki pauk. Nüüd saan ka mina olla pyromaan.
nüüd me lähme vaatame, ega ei olnud tunnistajaid meie tegudele. Kui on, siis viskame nad kraavi.